Tere! Head Piletitasku podcasti kuulajad, oleme taas tulnud kokku üle pika aja. Aga täna räägime ühest maailma kõige, võiks öelda, armastatumast ja ühest tuntumast muusikalist ja selle ainetel valmivast lavastusest, mida Eestis hakatakse esitama, see on Chicago. Ja see on selline glamuurne, tumedat huumorit, kirglikke karaktereid ja head tantsu ja muusikat hõlmav teos, mida me kõik teame. Tänases Delfi stuudios on meil külas 2 inimest, kes teavad seda maailma juba väga hästi. Laulja, näitleja ja muusikalitäht Tanja Mihhailova ning tõusev täht muusikamaailmas Joosep Järve. Tere tulemast! Tere, tere! Tere! Hakkame siis sellest pihta, et esma nii-öelda joones oleme me siin selleks, et rääkida natuke Chicagost ja kõigest muust. Nii et kui me võiksime arutleda natuke Chicago fenomeni, siis mul esimene võib-olla mõte olekski, et mis on selle Chicago fenomen, miks ta aastakümneid ikka on veel täna relevantne, miks me seda teeme? Mis te arvate? No, head pilgud praegu, kes alustab? Alustasi sinna. Okei. Ma ei tea, minu meelest ta on nagu hästi, kuidas ma ütlen siis, kõnetav siiamaani, et võib-olla see kogu süžee, et võib-olla saab kanda juba tänapäevaga üle, et ta võib-olla kõnetabki siis nagu inimesi, et ta on hästi selles mõttes nagu lihtne, et tavaliselt suhteprobleemid mingis mõttes on ju, pluss siis inimesed, kes soovivad kuskile pürgida, kasutavad erinevaid võimalusi selleks ja siis lõpuks on ikkagi õnnelik lõpp-põhimõtteliselt on ju, et kuidas inimesed saavutavad selle, mida nad soovivad ja selle nimel on, ütleme, vaeva näinud, eks ole. No mis see teie jaoks on? Kas see on pigem selline glamuurne meelelahutus või pigem selline natuke teravam ühiskonna probleem, millest jutustati tollal 20-ndatel, mis ainest ikka algselt ju pärit on ja mis tänaseni on relevantne? Mis see teie jaoks pigem võiks olla? Jaa, hea küsimus. Ma olin veel esimese küsimuse vastuses natukene, et kuna mina... Selle võid ju selle ka oma. Jaa, ma mõtlesin, et ma natukene täpsustan oma vaatepilti ka. Et jaa, mina Chicagoga sain tuttavaks ikka läbi selle loomulikult filmi ja esiteks, kuidas see oli tehtud, minu meelest on väga briljantne, selline kompaktne, väga meelelahutuslik, väga heade lauludega, loomulikult osatäitjad, loomulikult näitlemisoskus, aga eriti on koreograafia. Et seda kõike, mida seal oli vaadata, et huvitavad lahendused, huvitavad ka nii-öelda režissööri ja operaatorite lahendused, need olid sellised minu jaoks sellised hookid, mis konksud, mis jätsid mind niimoodi divani peale istuma ikka ja vaatama lõpuni ja ma olen peale seda näinud korduvalt seda filmi, muusikalifilmi, mis on siiamaani üks mu lemmikutest. Ja kui tulla nüüd sinu teise küsimuse juurde, siis tegelikult minu jaoks oli pigem naljakas, kuidas tolle aja nii-öelda olud, et kui lihtne see kõik oli nii-öelda mõrvata justkui kedagi, et see paistis väga selline suhteliselt läbi huumori priisma mine jaoks, sellepärast, et see on kõik natukene selline sarkastilise maiguga meelelahutuslik, justkui natukene tõsine selline läbi põimumine siis filmis tavaelu ja mingis mõttes meelelahutuselu niimoodi omavahel oli seotud. Nii et kui nüüd, ma ei tea, kui palju seal oli seda nagu nüüd täpselt 100% tõtt, mida kõik me oleme selles filmis näinud, aga väga hästi tehtud. Aga kui me mõtleme teie karakterite peale, keda teie kehastate, siis kas te nagu tunnete iseendas ka ära midagi seda, mis see karakter pakub? Kuidas sellega lood on? Et kui sina täna oled Joosep, eks on ju, mis karakterit sina kehastad? Mina olen Billy Flynn, siis advokaat, kes siis Velma ja Roksiga tegeleb seal, eks ole. Et, kuidas ma ütlen? Ta on soliidne meesterahvas, eks ole. No nii nagu sinagi. No, absoluutselt, et mulle meeldib ka sellised mehelikud jooned ja et ei ole selline poisik, eks ole. Ja ka samas ta on ju ka salakaval, kergelt ahne on ju, et
et võib-olla need jooned otseselt ei ole nagu minuga seotud väga, et aga eks meis kõigis on ju mingisugune see protsent, ütleme jutumärkides ahnust on ju, et sa ikkagi selle nimel, mida sa soovid saavutada, sa teed selle jaoks siis põhimõtteliselt siis endast oleneva kõik on ju. Et kui sa oled ambitsioonikas inimene, et ja Pillil on omad eesmärgid ja ta teeb oma asja väga hästi. Et võib-olla kui võtta, ütleme siis sukest advokaadimaailmas see asi välja ja panna üldpilte, siis ma tunnen, et ma olen suhteliselt samasugune, et enda asjade jaoks ikkagi näed vaeva ja oled sihikindel need asjade osas, et aga kuidas, Tanja, sina oma karakteriga samastud ja kuidas sellega hakkama saad? Mina mängin Velmat, ma peaks mainima, et see on minu elu üks unistuste rollides üleüldiselt, et kui me räägime üldse muusikalidest ja ma olen kunagi mänginud muusikalis Chicago, mis oli tehtud Eestis aastat 2003. See oli mängisime ei olnud Vanemuuseumis, seda me mängisime lauluväljakul, aga ma mängisin kooris. Esiteks vanuse poole pealt ei olnud absoluutselt veel minu roll ja ka muudel põhjustel ka väga ei saanud, poleks saanud sellega hakkama, aga nüüd ma nüüd ootan, et saaks seda muusikali kunagi ikkagist mängida seda Velma rolli, nii et mul on hea meel, et selles lavastuses mul on selline võimalus olemas, kuigi tööle täpselt see 100% see muusikal, millest see kogu jutt tuli, aga selle lainetel valminud siis lavastus ja ma mängin sama rolli, Velma. Ja tegelikult ega see meelelahutusmaailm on seal filmis ka ju põimunud selle päris eluga, mis ka tegelikult meil igal pool, kas Eestis või mujal, natukene nii-öelda juba kogenud laulja, kes tahab ikka jääda relevantne ja nii edasi. Et ja ka meelelahutuse maailmas nagu ka muudes no jah, ütleme, seal on ka omad reeglid, see kogu aeg tuleb nii-öelda värsket verd peale ja kõik inimesed tahavad ju tulla välja ja teha oma asja ja mis on väga tore absoluutselt, et kõik on ära teeninud seda võimalust ju läbi lüüa ja tegeleda sellega, millega nad tahavad tegeleda. Aga ka inimestel, kes on juba olnud teinud, neil on endiselt soov ka jätkata sellega tegelema. et mõnes mõttes see sobib väga hästi. Ma ei tea, jah, et muidugi need väga äärmuslikud nii-öelda meetodid, mida see Velma on ette võtnud seal filmis, ma neid väga nagu ei rakenda. Sellel korral mitte. Ei rakenda, ja elus. Aga mingisugused sellised huvitavad sarnasused on olemas. Aga kes teil, ütleme nii, et Grete Paia on ju 3. nimi täht, et mis rolli tema mängib ja kuidas teil see kolmnurk seal tekib? Tema mängib Roxit. Jaa, tema mängib Roxit, naisterahvast, nooremat, kes tahab tulla ja lüüa läbi muusikalis siis. ja nii ta on, et siis põhimõtteliselt Velma ja Roxi hakkavad võistlema selle advokaadi tähelepanu eest, et kes peaks ju mõlema nii-öelda justkui asjaga tegelema, et keda nagu välja sealt vanglas saada ja siis et kelle jaoks välja mõelda kõige usutavama story. me oleme sellise väikse synopsise juba andnud võib-olla nendele, kes veel ei ole tegelikult Chicagot näinud, küll on kuulnud sellest ja võib-olla näinud sketše, et kui me siin praegu mõtleme selle peale, et ta on muusikaline lavastus, siis seal on tantsu, seal on laulu, võikski nagu tulla korraks selle juurde, et mis on teie enda kogemus, ma tean, et te mõlemad olete laulmisega ning kui ka näitlemisega, Tanja, sina rohkem ja Joosep, sina vähem kokku puutunud, aga kuidas see tantsuline pool selle juures on, et kui palju te täna nagu tantsulist nagu poolt selles lavastuses peate läbi kandma? No mina ikka pean ja kuna ma mängin Velmat, kes on ikkagi show tüdruk, kes nii laulab kui tantsib, siis ma ka tantsin, et mul väga meeldib, kui on võimalus olemas
teha selliseid toredaid projekte, kus saab tantsida ja laulda. Muidu ma ikka muidu ka laulan ja tantsin. Et mul just lõppes üks teine muusikal Nunnad Hoos, kus oli väga palju tantsimist ja näitlemist ja laulmist. Ja oma esinemistel ma samamoodi liigun päris palju laval, nii et päris elus ma tegelen tantsuga suhteliselt palju laval, ütleme nii, ja tantsin. Aga nüüd ongi nagu hea aspekt see, et kui sa pead samal ajal laval tantsima, andma edasi emotsiooni ning laulma, siis see võib publikule tunduda, et kõik on tegelikult päris lihtne, aga see on vist päris füüsiliselt nõudlik. Et kui palju üldse selleks rollideks peate füüsiliselt lisaks vaimsusele ka ennast ette valmistama? Et kuidas see protsess käib? Et kas teil on enne esinemist mingi kindel rituaal, mingisugune tegevus, mida te kindlasti teete, et ennast rolli viia? Kuidas sellega lood on? Minul näiteks on küll mõned kerged rituaalid. Ma teen näiteks kätega võrdus alati enne esinemist 20 tüki. Et saab selle energia sisse ja siuke hästi kerge füüsiline, aga kuna mina eriti ei tantsi, ütleme siis vabal ajal oma elus ja kuigi ma teen tegelikult, ma töötan Rootsi kruisidel showprogrammis, kus meil ikkagi mingisugused tantsuliigutused on, kus me peame laulma samaaegselt, pluss ma olen teatervanemuses Kinky Bootsi lavastuses, kus mu tegelikult peamine roll on tantsida konsakingades üleüldse. Et siis ütleme, seda kogemust natuke on juurde tulnud ja ta on ka andnud selle ettevalmistuse selleks, et ma saaksin ja oskaksin ja suudaksin üldse tantsida ja laulda samal ajal, et ma arvan, et rohkem ma praegu mingit ettevalmistust selle jaoks ei pea vajalikuks, aga jah, aga rituaalide mõttes ka tagasi tulles, siis otseselt eriti ole, ma alati mõtlen, et viin ennast olukorda, mõtlen, et davai, sa saad sellega hakkama, sa teed selle ära. No kui sa juba kontserdel said tantsitud, siis sa saad kõigega hakkama. Ma arvan küll. Tanjal tuleb see juba loomulikult teema piimaga kaasa, aga meestel kontserdel tantsimine, see on juba väljakutse. On. Nii, aga kui me mõtleme selle peale, et Free Flow stuudio tegelikult ongi ju tantsu ja muusikaga läbi põimunud kool, siis kui palju seal on üldse neid noori õpilasi, kes saavad laval ennast näidata, särada selle sama projektiga? Palju peaks olema ikka. Palju. Jah. Okei. Aga see on siis, ma saan aru, et ikkagi 500. Okay. Ei, tegelikult see on selline ikka mastaabne ettevõtmine, wow. Et hästi palju tantsijaid ja osalejaid ja kindlasti on suurepärane vaatepilt, et alati on see inimesed, kes teevad oma asja hingega. Need paistavad alati silma ja need, kes naudivad seda, mida teevad laval, eriti, neid on eriti tore vaadata. Aga kui me nüüd rääkisime sellest, et me tõime mängu ka Kinky Boots ja erinevad muud projektid, siis sa, Taina, mainisid ära, et käesoleva projekti raames on sul üks nagu unistuste karakter justkui nagu täidetud. Aga mis on need karakterid või lavastused, kus te olete alati mõelnud, et mina tahaks just seal kaasa lüüa või teha? Milline on see bucket list teie jaoks, mida te täna sooviksite veel lisaks? No minul ongi see Chicago on põhiline see Velma roll, mis mul on alati meeldinud, tõesti. Ma isegi niimoodi ei oskaks öelda, et mulle pigem veel üks roll, mida ma hea meelega mängiks, ma ei tea üldse, kas selle jaoks võimalus tuleks, aga ma tahaks mängida Ursulat, selle Merineitsi Ariel, ehk siis selles Disney muusikalis. Ma tahan mängida seda kurja nõide, ehk siis seda 8 jalga, eks ole, kes võtab selle häälekese endale, lihtsalt mul väga meeldivad sellised karakterirollid, kus on hästi tumedad, madalad, sellised hääled, tämbrid rollides, nii-öelda rollidel, karakteritel ja ma ei ole väga fänn printsessidel ja asjadel, et mulle meeldi mängida pigem sellise paha tüdruku vaidiga. Ja, mulle meeldib midagi sellist tumedat, suitsust, sellist natukene pahalast ja väga sellist huvitavad karakterid. Need mulle meeldivad väga. Kuulge, teeme vahepeal ühe sükse vahepeatuse.
teeme, kuna meil on täna ikkagi see asi ka videolindil, siis ma tahaks teada kiired küsimused, kiired vastused voor, et saate omavahel arutada. Kes proovidesse rohkem hilineb? Tanja. No nii. Aga see on teise eelmine kord sa hilinesid ja mina hilinesin natuke rohkem kui sina, nii et jah. Nii et isegi vastusega läks sul natuke rohkem aega, nii et siinkohal punkti Joosepile. Järgmine, kes ajab rohkem naerma oma olekuga? Tanja. Super. No, nii. Aga kes unustab teksti? Kindlasti mitte mina. Voot, siin on üks asi, milles ma olen väga hea sõnade meelteadmis. Glamuur või kaos? Glamuurne kaos. Või kaootiline glamuur on ka hea. Või glamuurne kaos, jääme siia. Glamuur, võib-olla. Mulle väga kaos ei meeldi. Armastus või karjäär? Ei no. Mingi ajani vist armastus ja mingi ajani on karjäär. Mul on hetkel karjäär, nii et jääme siis siia. Ütleme karjäär. Sul on samuti, jah. No nii. Lava või päriselu? Lõpeta ära. Okay. See on väga keeruline päris ka, et päriselu on ikka, aga ma ei kujuta oma päriselu ilma lavata ette. Ma sekundeerin täielikult. Aga ma annan viimase lihtsama, kas improvisatsioon või kord ja kontroll? Kord ja kontroll. No jaa, kui me räägime suurtest projektidest kindlasti, pigem kord kontroll ja. No. Aga vahepeal on tore improviseerida. Enda jaoks on ka huvitav, aga väga vähe. Ütleme 3%. Jääme sinna. No igal juhul me saime nagu natuke aimu sellest, mis nii-öelda antud lavataguses elus võiks teil toimuda, aga kui me nüüd hakkame sellest rääkima, et teil mõlemad muusikaga tegelevad armastatud Eesti artistid, siis minnes tagasi teie nagu algusaja juurde. Millal te üldse jõudsite selle tõdemuseni, et vot see on just see, mida mina, Joosep või mina, Tanja tahan teha? Laulda, tantsida, inimestele meelt lahutada ja nendele rõõmu pakkuda? Mina olin 4-aastane. Kui ma juba teadsin, et ma tahan esineda, et mul oli 4-aastaselt ka esimene muusikaliroll. Ma mängisin Kärbest laste muusikalis. See oli peaosa. Ma ei tea, kuidas ma sinna sain. Aga igal juhul ja ma käisin laulustuudios, tantsustuudios ja ma olin juba nii noorelt ja juba teadsin, et ma ei taha mitte midagi muud teha. Mul peale kooli lõpetamist ei olnud plaan B-d ka mitte. Mul oli ainult üks plaan, et mõtlesin, et mida iganes lavaga seotud, aga sinna ma tahan jõuda, kas ma ei tea, laulda, tantsida, lava koristada, mida iganes, aga laske sinna lava peale. Nii et mul on äärmiselt hea meel, et mul siiamaani on veel võimalus seda teha ja ma tõesti südames loodan, et ma veel saan sellega endiselt tegeleda ka pikki aastaid. No kindlasti saad. Aga Joosep, sina noore kolleegina, kuidas sul oled leidnud selle oma armastuse, mis sa praegu teed ja millal sul see kõik alguse sai? Absoluutselt. Ma ütleks, et ma olen muusika mõttes hästi hiline õitseja tegelikult. Et ma käisin samamoodi mingites laulustuudiotes vanasti, poistekoorides, meeskoorides ja tegelikult ma arvan, et mul see üldse muusikakirg tekkis kuskil gümnaasiumi lõpupoole, mingi 12. klass, kus me panime nagu koolibändi kokku, ma mängisin üldse bassgitarri, ma ei laulnud isegi seal bändis. Ja siis kuidagi hakkasin üldse mõtlema, et mulle tegelikult meeldib laulda ja hakkas kasvama see kuidagi see soolo soov. Et siis ma läksingi otsakooli ja hakkasin ennast arendama selles mõttes ja et hästi palju olen nüüd, ütleme siis viimase 10 aasta jooksul nagu pigem seda vaeva näinud, et mitte lapsest saati, aga ja nüüd alles avastan enda jaoks siis ka nagu palju asju, mida ilmselt paljud on avastanud varasemas eas, eks ole. Et kui Tanja alustas 4-aastaselt, on ju, et ilmselt teadis juba veidi varem see, mis ta teha tahab, on ju, et aga ma hakkasin näiteks oma unistuste bändi, mida me praegu siis poistega teeme, Above My Head on, alles alustasime mingi paar aastat tagasi. Ja palju õnne, te esinete Tallinn Rock Festivalil. Just. Äge. Et selles suhtes hea tunnustus, aga kui nüüd rääkidagi tunnustustest ja õnnestumistest, siis ma ei tea, võib-olla üks väike tagasivaade teie enda südames kõige nagu ägedama keika või projekti juurde, mis tõesti tunned, et see õnnestus hästi ja selle üle, ma olen uhke.
no tegelikult mul on neid päris palju on olnud nagu ka ämbreid või ebaõnnestumisi ja need ka on ka ju teretulnud, sellepärast et need ju õpetavad kõige rohkem. Aga jaa, ma ei oska ühte valida. Me juba lähme seal esimesest muusikali peaosast aastal 2006 Fame'ist kuni nüüd Nunnad Hoos, mis oli kõige värskem peaosa. Me võime rääkida Eurovisioonist ja mul tegelikult on õnnestunud kaasa lüüa nii paljudes ägedas projektides, et vahepeal nagu meil ikka, kui elus tuleb mingisugune väike kass peale või mingi selline lainetab natukene, ja kurvaks kisub meel, siis tegelikult tasub meelde tuletada küll, et kui nii palju ägedaid asju sai tehtud ja nii ägedate inimestega sai lava jagatud, nii et mul on tõesti hea meel, et mul on sellised võimalused on olnud ja nüüd järjekordne äge projekt, nii et mul on hea meel, et mind kutsuti sinna. Aitäh lihtsalt, et siis saab lava jagada järgmiste teistsuguste lahedate inimestega, sest me sinuga vist ei ole lava jaganud veel, nii et ka põnev. Jah, nii on, jah. Ja mis sinu nii-öelda elu kõige suurem põnevam projekt on, kas sa alles ees või juba on, mis sa nagu ise tunned? Tead, ma arvan, et see on veel ees. Ma ise tunnen täpselt samamoodi just eelmise jutu jätkuks, et kuna minu jaoks on palju asju veel uued ja ma näen arengut, siis minu jaoks on kõige suurem õnnestumine on hetkel see, et ma näen nagu silmaga nähtavalt seda arengut, et ala samamoodi, et ma saan siukseid ägedaid projekte teha, nagu see Chicago näiteks praegu, eks ole, ala, et mind võeti Vanemuisesse vastu Kinky Bootsi, minu jaoks jälle suur samm edasi. Võib-olla ongi highlight on kõige rohkem see, et mis ma oma muusikaga teeme, et kui ma saan bändiga esineda, et võib-olla kõige meeldejavam on see meie kõige esimene esinemine, mis oli umbes aasta tagasi. Ja nüüd on juba festival on ju, et kuna ma olen suurte ambitsioonidega, siis ma usun, et need asjad jõuavad kuskil kaugemal, et tahaks ka ikkagi kunagi näiteks kas või Eesti Laulule jõuda või ma ei tea, Eurovisioonile või mis iganes on ju, et seal on vaja lihtsalt olla järjepidev. No just, täpselt on ju, täpselt, et praegu olen seal telgitagustes saanud olla seal Eesti Laulul, et back'i laulda ja nii edasi, aga jah, ma arvan, et see on veel ees, aga ma olen väga õnnelik ka selle olnud karjääri üle juba, et Ma olen alati veendumusel, et eeskuju õpetab ja noored, kes soovivad alustada või juba tegutsevad tantsimise või muusikaga, siis nad just jälgivadki enda eeskujusid. Ja ma olen kindel, et teie olete paljudele noortele eeskujuks. Kui te nüüd mõtlete enda mineviku peale noore alustava artistina, siis mis oleks see tagasivaade, mida te ise endale praegu nõu annaksite, millest siis ka teised võiksid täna kuulajatena osa saada? See, mis ma enda jaoks siis õppisin nüüd minu kogenud elu jooksul, eks ole, minu vanuse juures, tegelikult mis enda jaoks selline avastus oli, et ma pikki aastaid mõtlesin, et peab olema laval perfektne, et sul peab olema kõik noodid korras, kõik sõnad peas, sõnad niikuinii peaks olema, aga ma alati elasin kohutavalt üle, kui midagi läks just kui valesti. Aga ma jõudsin sinna tõdemuseni aastaid tagasi, mille üle mul hea meel ja võib-olla keegi teine saab siit ka midagi positiivset endale ka, et põhiline laval toimub siirus ja see nauding, millega sa teed, et see perfektne, see pea olema perfektne. Et siis nüüd, kui ma olen ka inimene, mul vahepeal lähevad sõnad meelest ära, siis ma teen inimestega nälja selle üle, et mul läksid nüüd sõnad meelest ära, ise kirjutasin, ise unustasin, võid lubata, eks ole. Aga et mõni nood läheb valesti või nii, asju juhtub ja ma selles ots kunagi enam ei ela nii üle, et mul tundub, et kuna mul väga meeldib see, mis ma teen laval ja ma pigem annan seda emotsiooni, et inimesed alati pigem eelistavad head emotsiooni kui perfektselt sooritatud esitust. Nii et see perfektsus laval ei ole nii palju oluline kui see nauding ja see siirus ja see õige emotsioon ja need positiivsed
positiivset energiat, mida sa tahad publikule edasi anda. Ja see tulebki enesekindlusega ja kogemusega, eks? Ja, kuigi enesekindlus, nii ta on, kogemust aga kindlasti tuleb, aga võib-olla see on see, mida ma oleks tahtnud võib-olla natukene varem, millest aru saada, sest ma väga pikalt elasin räigelt üle, peale iga teise inimest analüüsisin kõiki lugusid ja see noot läks natukene madalaks jäi ja ma ei tea, siin sõna oli vale. Reaalsus on see, et mitte kedagi otseselt selles suhtes nii suurelt ei huvita see, et põhiline, et sa said edasi anda seda, mida inimesed tahtsid just sel ajal kätte saada, eks siis head emotsiooni. Ja sina kogenud noormehena, mis sina täna tunneksid, et võib-olla ise endale oleksin öelnud õigel hetkel, sa oled täna õigel teel, aga see on kõik tulnud läbi mingisuguse otsuse või siis mingisuguse keerte, mis sind on oodanud ees? Esiteks ma nõustun väga Tanja mõtetega, ma olen 100% sellega nõus, see on sama asi, mille peale ma ise mõtlen ja millega ma olen ennast piitsutanud, et ütleks endale nooremale, et võta veits chillimalt mingis mõttes. Aga samas ma ütleks ka seda, et tee tööd. Selles mõttes, et arenda, ole uudishimulik, katseta, proovi, uuri, et mis iganes. Et ma tean, ma tegin küll korralikult harjutada on ju, aga see lõpuks nagu üks õppejad Otsakoolist kunagi ütles, et harjutajad jääd harjutajateks. et kogu aeg harjutasin ja tundsin vahepeal kuskil ikka mingi lävend jääb ette ja nagu kui sa ei proovi arendada ennast kuskilt mingilt maalt või ei tee endale olukorda, ütleme, keerulisemaks, ei tule mugavustsoonist välja, siis sa nagu ei arene edasi ka. Et võib-olla seda, et otsida arengut taga vahepeal on nagu olulisem, et kui sa tahad kuskil jõuda, võib-olla niisugune algusfaasis on ju. Et ja lõpuks sa jõuadki sinna, et tegelikult ei ole perfektsus absoluutselt oluline, et peas, et sa ise naudid seda, aga ma olen samas ka selle poolt, et sa saad ise seda nautida, kui sa oled ise endas kindel, et sa teed seda väga hästi. Just, ja see kõik võtabki kokku, et tee, mida sa naudid ja kui seda naudid, tuleb lõpuks ka hästi välja. Publik usub seda. Nüüd, kui tuleme tagasi Chicago juurde veel, siis lõpetuseks, mis te arvate, miks ikkagi inimene võiks seda muusikalist etendust vaatama tulla, võib-olla isegi siis, kui ta nii suur muusikalide fänn ei ole? Palun. Okei. Ma ei tea, ma mõtlesin improviseerin. aga jah, et esiteks seal on palju noori, palju andekaid noori, kes tulevad ennast väljendama. See on ju nende, ütleme, koht, kus ennast näidata nüüd, siis on ju kevadkontsert ikkagi ja kus nad saavad tantsida siis publiku ees. Tihtipeale on ju see, et tantsid saalis on ju enda jaoks kas või, mis on ka oluline tegelikult, et sa seda enda jaoks teed, aga nüüd minna publiku ette ja üleüldse siukses nagu ägedas vormis, nagu see tehtud on, et see on nagu ikkagi kontsertlavastus. Et ei ole lihtsalt, et number järgi, vaid see on ikkagi põimitud kokku ja et ta on küll Chicago teemaline, aga seal on ka ju teistsugust muusikat, et seal ei ole ainult Chicago laulud või Chicago tantsud. Et seal on ka kindlasti, et kui sa ei ole veel muusikali fänn või üldse Chicago fänn, et siis ma tean, et mina teen ühte Muse'i lugu näiteks seal veel. Et kui sul meeldib rockmuss on ju, siis vähemalt ühe numbri saad seda. et kindlasti seal on palju põnevat ja palju mida oodata. Aga milline hetk selles lavastuses teil endal, mõeldes nüüd kananaha, tõmbab ihule? Mis on selline eriline hetk? No hetkel on raske öelda, kuna ei ole veel lavale päris ju jõudnud publiku ette, mida me kindlasti teeme ja eks te need hetki tuleb palju, aga ma arvan, et ma arvan ise, et see tuleb kindlasti see finaali noodike, kus kõik need tuhanded inimesed on laval ja et see tõdemus jõuab, et nii suure asjaga on saadud hakkama ja nii ka hästi ja kui tuleb see mõnus aplaus publiku poolt, eks ole, et see on kindlasti selline
väärt omaette hetk. Aga noh, loomulikult nagu laulja poole pealt, aga neid hetki tuleb rohkem, et kui sa teed jällegi, mis sulle meeldib ja kuidagi huvitavas võtmes ka lahendatud, et see ei ole puhtalt 100% nii-öelda muusikal Chicago, nagu juba sai räägitud, et on põhimõtteliselt seal tõesti on teistsuguste lahendustega, et palju noori, palju säravaid silmi, palju head energiat, palju lahedaid lauljaid, üllatuslauljaid. Ma arvan, et tuleb üks vägev show. No igal juhul, sõbrad, suur aitäh teile, et te tulite saatesse oma mõtteid jagama ja kõik head kuulajad, kes tahaksid sellest energiast, mis 14. juunil Salme kultuurikeskuses lavale jõuab, tahaksite sellest osa saada ja näha, kuidas need 100 kuni 1000 noored koos artistidega ennast väljendavad, siis piletid on juba Piletitaskus müügil ja saate seda peagi teha. Igal juhul suur aitäh teile ning mina olen saatejuht Kait Kuus ning järgmise Piletitasku podcastini. Aitäh! Aitäh!